Alustame õhtust toidukogumisringi, käime läbi siis oma suuremad partnerid. On äsja saabunud siis kaubad kaubiku pealt, mis on täiesti söödavad ja nendest on võimalik süüa teha. Vabatahtlikute töö ongi, et tuleb kaup, vabatahtlik vaatab kauba üle ja see läheb inimeste toidupakkidesse. Kauplused on nendest loobunud võib-olla just sellepärast sellisest kurgist, et ta ei ole standardne, ta on selline natuke kõver. Tegelikult on ju väga hea, kui me saame näiteks nendesse paberkottidesse, mis siin inimestele välja jagatakse, saame panna kurgi, kapsa, salati või tomatitki. Siin näiteks selles karbis tomatitest ma võtsin 2 mädant tomatit välja ja tegelikult ülejäänud on ju, vaadake, kõik on ilus, korras, puhas. Nii, siin me siis sorteerime kaupa, mis tuleb kauplustest. Sorteerime eraldi kastidesse, et siis on neid hea panna pakkidesse. Tallinna Toidupanga jaoks on vabatahtlikud väga olulised, sest enamus töö teevadki ära vabatahtlikud, nagu ka praegu meil tubli Rita sorteerib siin kaupa. Vabatahtlikud tulevad erinevatest kohtadest, me teeme Töötukassaga koostööd, kus tulevad vabatahtlikud, tulevad ka erinevat keelt rääkivad, nii venekeelseid kui ingliskeelsed ja muidugi ka välisriikidest, et me võtame alati kõik vastu, kes soovivad tulla, et kui on tahtmist tulla ja käed külge panna ja aidata, siis alati kõik on teretulnud. I'm Manuel from Spain. I'm here thanks to a volunteering Erasmus program. It's giving me the chance to know all the surroundings of the city where I live, know many companies and the work they do, and of course work together with them, collecting food, and then we normally come here, we sort it out, and when it's arranged, I go and give it to people who needs it. And I like the feeling of helping people. Kuna selline keeruline olukord on praegust ja näed, kui palju inimesed vajavad abi, et siis jällegi tunned, et sa oled paremas olukorras, et tahaks ikkagist natukene aidata ja kätt ulatada, kellel on vaja. Toidupangast ma olen juba ammu kuulnud ja mul üks hea tuttav ka käib siin väga tihti abis ja suvel siis, kui ma jäin töötuks, siis ta ütleski, et mida sa aega niisama veedad selle tööotsinguga, et tule vabatahtlikult tööd tegema. Siis pöördusin oma Töötukassa konsultandi poole, küsisin suunamise ja vot siin ma praegult olengi. Üks asi, mida ma hakkasin veel läbi Töötukassa tegema, ma sain endale inglise keele kursused. Ja kuna siin, ma tean, et siin on selline hästi mitmekülgne seltskond, siis ma teadsin, et siin ma näiteks saan oma inglise keelele väga head praktikat. Ja oligi niimoodi, et ma käin inglise keele kursustel, õpin seal midagi head ja tarka, aga siin ma saan seda inglise keelt praktiseerida. Et meil tõesti vabatahtlikud käivad ju väga erinevatest kohtadest, et Prantsusmaalt ja Aafrikast igalt poolt on inimesi ja inglise keele praktika, see on nagu see, mis mulle siin annab. Ja ei, ütleme niimoodi, et olen töötu, aga see vabatahtlik töö siin, see aitab mind, ütleme niimoodi, vaos püsida, et ma ei kaota ära seda kogemust, et ma pean iga hommik vara ärkama, et vot sellist kohusetundlikkust see nagu kasvatab, et ei ole nagu kogu aeg kodus ja midagi ei tee, et otsid ainult seda tööd, et vähemalt mingi tegevus sa tunned, et sa oled vajalik.
oleme 6 aastat kogunud Haruheina lasteaias koos lasteaiavanematega erinevaid toidukaupu Toidupangale ja siis me oleme käinud ka siin abis, et panustada oma osa siia vabatahtlikuna. Nii lastele kui lastevanematele annab ta sellisest hoolivust just, et näha ka suuremat pilti, et mis mujal toimub. Et see, mis on koduseinte vahel, on üks, aga mis teiste inimeste ja lastega toimub, see on natuke teine.